ma soojenduseks võib-olla küsikski, et kuidas sa ennast ise igapäevaselt toetad, et siis ennast hästi balansis hoida? Kas sa tahad kohe alustada või ma võin edasi saata ka, kui keegi on valmis? Kuidas sa ise ennast igapäevaselt toetad? Tegelikult väga hea küsimus. Ma arvan, et minu kalendris on nüüd niisugune lugu, et ma olen hästi rahulikult hakanud oma väga kiire tempot hästi aeglaseks võtma ja sätin prioriteete, sest päeva jooksul ametniku töö ongi selline, et umbes nagu päriselt on tavaliselt 2-3 koosolekut kattuvad ja kui kunagi vanasti olin ma selle üle väga ärev, siis nüüd ma kogu aeg mõtlen, kus on kõige olulisem, mis on kõige olulisem asi ära teha ja küllap need ülejäänud asjad saavad tehtud ja usaldan neid, kes siis jäävad seda tegema. Et tegelikult prioriteedid, delegeerimine, usaldamine, et asjad saavad tehtud. Nõustun. Aga lisan siis seda, et ma kohe hakkasin mõtlema, kui Monika küsis, et päev algab siis niimoodi, et kuna ma olen 3 lapse ema ja üks on pisike ja teised on teismelised, et see nagu virvarri ja endale fookuse hoidmist on nagu peabki teadlikult endale meelde tuletama, siis hommik algab puudutusega. Ma mudin oma kõrvu, ma mudin oma keha, ma ringutan teadlikult, sest muidu ma hüppaks hops välja, lapsed kooli, lapsed lasteaeda. Ehk siis füüsiline puudutus nii enda poolt, enda puudutamine, siis oma laste hoidmine füüsiliselt, aga ka verbaalselt ja siis abikaasa puudutamine, et see on, mis ma lisaks võib-olla, et kui on hästi kiire, siis ikkagi see kallistuse jõuab ära teha või mingi müra ringi ruttu hommikul voodis. Ma arvan, et see on kõige raskem teema üldse see, et kuidas ise ennast, et kogu aeg on selline tunne, et tahaks nii palju teha ja selline tunne, et kõike jaksab teha. Et siin meil jäigi tegelikult rääkimata ka oma esitluses, et me oleme ka võtnud selle suuna tantsukoolis, et me delegeerime, et me ei taha jõuda ise absoluutselt kõike teha. Et näiteks me räägime läbi, mis toimub meie sotsiaalmeedias, aga me ei tea, mis seal tegelikult toimub. Ehk siis me näeme ise täpselt samamoodi, kui kõik teised näevad, et meil on inimene, kes sellega tegeleb. Ehk siis võib-olla see ongi siis kõige suuremaks abiks, et sa annad selle ohja käest ära ja usaldad, et see inimene, keda sa usaldad, ta teeb oma asja hästi, saab sellega hakkama, et see võtab seda nagu ärevust, et ma pean kõik ise tegema hästi palju maha. Jah, nõus. Minu esmaspäev näiteks sellel nädalal hakkas nii, et ma tegin oma kalendri lahti ja siis ma vaatasin, mida ma canceldada saan. Et see on praegu minu taktika, et mida ma saan enda pealt ära lükata, nagu mitte niimoodi vastutustundetult, aga et mida ma saan just delegeerida kellelegi teisele, mis ei ole praegu see nädal nagu oluline, mida ma saan edasi lükata. Et praegu on niisugune nädal korraga, aga just, et ma vaatan, mida ma saan nagu vähem teha. Et ükskõik, mida ma teen, ma proovin kohalolu meeles pidada, et ma olen siin kohal, et ükskõik, kui 150 asja on selja taga, siis praegu, mis ma teen, mitte et see mul alati õnnestus, aga lihtsalt nagu, et praktiseerida kohalolu. Nii, ma siin kohe hüppan edasi, et kuna me räägime siin ka muutlikest oludest just ja rääkisime, et kuidas te siis ise kohanete, aga kuidas te, küsin siis võib-olla nagu nii, et mille pärast te kõige rohkem praegu valdkonnas muretsete? Kas on mingi asi, mida tahaks hinge pealt ära öelda? Kohe see dramaatiline küsimus tuli. Tegelikult muretseme küll, tahaks selle nalja teha, et tahaks ikka seda tantsuõpetaja, seda palgatoetust on ju, aga las see jääb, eks ju. Aga tegelikult tuleb, räägime sellest veel edasi, on ju. Aga tegelikult võib-olla sellepärast, et meie isiklikult muretseme, et me tahaks hästi palju koostööd teha. Meile tundub, et see oleks selline nagu hea ala edendamise võimalus, et kui me kõik nagu oma ette pusime, et ega me siis nagu väga kaugele ei jõua, et lisaks sellele, et me jutumärkides oleme nagu teineteise konkurendid, siis me tegelikult oleme ka teiste aladega omavahel konkurentsis, et kui me teeksime koostööd ja näitaksime, et meil on nii kihvt asi, millega me kõik siin tegeleme, siis tegelikult me lihtsalt oleksimegi kõige atraktiivsemad ja kõik tahaksidki tantsida, saaksid aru, et see on kõige ägedam asi, mida üldse teha.
ei no sa tead küll, mis ma ütlen, mina istun iga päev Excelis ja mina muretsen raha pärast, kust see tuleb, aga ka mis meil jäi esitluses ütlemata, et nagu see raha on ju alati probleem, kellel ei ole probleem, nagu mis tahes äris, mis tahes valdkonnas, mis tahes nagu ka isiklikus plaanis on ju, et siis me otsime lahendusi, et see lahendustele orienteeritus just on see, mis loodetavasti siis aitab seda, aga jah, raha on see, mis on nagu, ei saa ära unustada. On, ma mõtlesin, kas ma muretsen raha pärast või mitte. Aga kaks asja, mis mul pähe tulid, kõigepealt, et ma muretsen täiskasvanute pärast, et kui meil on huviharidus lastele, et lapsed saavad tantsida, on palju erinevaid stiile, saab tantsida harrastajana ja siis aga tegelikult ma ei tea, võib-olla ma teen liiga kellelegi, mulle endale lihtsalt tundub, see on mu isiklik tunne, et täiskasvanutele võib-olla ei ole nii nagu piisavalt kohti või piisavalt teadlikkust, et saaks tantsida lihtsalt tantsimise pärast. Et ma ei pea minema tehnikat õpetama või õppima, ma ei pea minema lavale, vaid ma võin käia lihtsalt, on olnud neid hommikudiskosid, tean, et praktiseeritakse, mul on endal 6 aasta jookseb sellise grupiga nagu Puujalad, ja nende pealt ma olen palju õppinud, see oli grupp mehi, kes pöördus minu poole 6 aastat tagasi, et soovime tantsida, sest meile ei meeldi tantsida. Ja nüüd on meil naised ka grupis ja nad on tõesti, kõik on keha kauged inimesed, aga nad tulid selle sooviga, et jõuda peast kehasse ja nende pealt ma näen ja saan öelda, kuigi see on väike grupp, 10 inimest, et tegelikult et huvihariduses tegelikult me saame kasvatada seda, et ka täiskasvanud inimene jätkab tantsimist just selle huvi pärast, mis ka Rita Rätsep tõi välja, et mul on kusagil, kus lõõgastuda, kus nautida, rõõmu tunda ja lihtsalt ka ennast loominguliselt väljendada, sest see on ka üks vajadus meie sees, mis võib-olla on natukene mingite teiste kihtide all. Mul oli teine murekoht ka. Ja siis tegelikult see haakub, sest kui ka Rita Rätsep rääkis sellest kogukonnast ja kuidas meie käed jäävad lühikeseks, et siis see, et kuidas vanemaid kaasata ja omast kogemusest ka tean, olen teinud ka lastevanematega koos tunde, et seda tehakse, aga võib-olla siis minu kogemus on see, et ma olen teinud seda nagu nooremate õpilastega, aga et võib-olla see on mingi asi, kuhu saab panustada, et aga teeme väikestega vanemate tunde, aga siis ka noortega ja siis on ka sellised töötoad, et lapsed, vanemad tulevad koos lihtsalt nagu töötoa raames koos liikuma. Et see on võib-olla, kuhu võiks panustada, et lihtsalt see vanemad saavad aru, mida lapsed teevad ja lapsed tunnevad rõõmu, nad saavad jagada ja hästi töötab, ma võtan kohe su mõttest kinni, et nii äge oleks, kui huviharidus liiguks näiteks õpetajale appi ja läheks klassijuhataja tundi seda sama asja tegema, kus on klassijuhataja lapsevanemate koosolekule, kus on lapsevanemad kokku kutsutud, 2 asja, promod kõigepealt oma huvikooli ja teiseks näitad, kuidas on nagu äge õppida nii õpetajale kui lapsevanemale. Ehk siis saad oma sihtrühma väga mõnusalt kätte. Ja siit edasi see, mille üle ma üldse ei muretse, ma arvan, et see on meie väljakutse, et see tegelikult on nii tõsine asi ja see ei ole sõnakõlks, aga sisuliselt ei saa enam üldharidusõpe ega ka kutseõpe hakkama ilma huvihariduseta, et meil on nagu tegelikult see kriitiline punkt selles mõttes käes, et ilma neid lõimimata meil ei ole võimalik pikas perspektiivis enam edasi liikuda, sest see käega löömine ja totaalne motivatsiooni kadu, enese kaotamine haridussüsteemi toel vajab seda huvihariduse väga mõnusat vaibi ja tõuget. Ja kuna see on päris asi, siis mille üle ma nagu kõige rohkem mõtlen, et nii palju on käinud siin läbi mõlemate õpetajate poolt see usalduse teema, et me peaksime tegelikult hästi huviharidust usaldama ja huviharidus omakorda päriselt usaldama üldharidust, et on võimalik küll minna üldharidusse appi ja see on päris reaalne avatud uks, aga tuleb lihtsalt koputada, minna sisse ja pakkuda neid enda mõnusaid võimalusi. Nii, ma kohe, Mari, hüppan ka sinu ettekande teema juurde, sa rääkisid üldpädevustest ja ma tean, et ka huvihariduse liit on siis need üldpädevusi tegelikult avanud ja nende toetamist, siis kuidas koolis, et sellest ma lasen teile natuke pikemalt rääkida veel kohe
sest ma tean, et sa olid seal töörühmas ka liige, nii et võid korra selle peale mõelda, mis sa tahad head selle kohta öelda, et kõik avaksid selle dokumendi ja loeksid ja saaksid sealt häid mõtteid, nii et kohe järgneb inspiratsioonikõne sinu poolt, ole valmis, survet ei ole. Aga Marit, ma küsiks küll, et kas sul on mõni hea näide tuua mõnest valdkonnast, kes on väga hästi neid üldpädevusi kuidagi kaasanud, esile toonud, rõhutanud, tuleb sul mõni hea näide meelde? Vaatasin teie mudelile hästi kiiresti otsa, kohe võtsin siit selle asja, vaatasin sinna otsa ja mõtlesin, et tead, mis nende vahe on, et huviharidus, iga valdkond sõnastab seal pädevusmudeli nagu enda silme läbi, aga see, kuhu me peaksime nüüd nagu koos minema üldhariduse ja huviharidusega, on nende samade üldpädevuste sõnastamise juurde koos. Ehk siis nagu see aspekt, mis meil on ühine ja mida on võimalik üle kanda, see oleks mõistlik teha koos, sest näiteks kultuuripädevuse teemal ma tean, et ühiskonnaõpetuse õpetajad on nagu ja eetikaõpetajad on nagu väga mõnusasti enda pädevusmudel teinud, teil oli see väga ägedasti toodud välja, et tahate, et kultuuriteadlik oleks see noor inimene, eks ole, osaledes nagu kunstis, muusikas ja nii edasi. Et võib-olla selle sõnastamise kohta, et me oleme täna nagu erinevate sõnade juures, see on nagu see üks point ja võib-olla üks hea näide, kui sa küsid näidet, on Edu ja Tegu programmis valminud ettevõtlikkuspädevus. Ja selgus, et kui hakati ettevõtlikkuspädevust laiali joonistama, siis võeti sinna karjääripädevus juurde, me armastame igaühel on oma pädevusmudel ja siis selgus, et 80% kattuvad. Need alapädevused on täpselt üks ühele samad ja need kattuvad väga suures pildis ka sellega, mida ma teie joonisel nägin. Ehk siis see üldpädevuste baas, see sama probleemilahendus, sotsiaalne suhtlus, väärtuspädevus, kuidas ma nagu nügin neid hoiakuid, seal on nii suur overlap, aga meil on ikkagi 99 erinevat pädevusmudelit. Aga kas õnnestuks kuidagi neid siis valdkonnapõhiselt kuidagi kokku tuua või meelitada või et mis see võiks siis see samm olla edasi, et kuidas siis kaasuda kõik? Hakkab pihta selline asi nagu uue põhikooli riikliku õppekava, päris uue õppekava kirjutamine ja päris uue keskhariduse riikliku õppekava kirjutamine. Ja selles protsessis on üks baasväärtus on see, et me toome huvihariduse kaasa, ehk siis mitteformaalõppe kaasa ja need üldpädevused tõenäoliselt selle protsessi kaudu saavad meil väga ühtemoodi sõnastatud. Sellesse mul usku on. Väga tore, aitäh ja nüüd ma tõesti inspiratsioonikõneluseks siis lähenen teelele, et rääkida natukene siis Tantsuhuviharidusliidu sellest üldpädevusest ka. Kas kõik on avanud selle dokumendi kunagi? See ei ole avalik. Meil on salainfo võimalus praegu, ärge jumala eest kellelegi edasi rääkige, küll salvestame seda, aga... Ja me oleme juba väga tükk aega töögrupiga siis vaeva näinud selle nimel, et neid pädevusi siis... et sõnastada, kuidas meie tantsuhuvihariduses saame neid üldpädevusi arendada. Ja minu jaoks on see olnud hästi siuke ka nagu silmi avav protsess, et pigem nagu sellise, ma olen ka võistlustantsu taustaga ja sealt edasi ka nagu selline hästi nagu selline kommertslik lähenemine tantsule, mitte midagi nagu halvasti mõeldes üldse, aga et just nagu mõtestadagi oma tööd tantsuõpetajana. Ma just rääkisin ka eile, ma osalen ka oma selles mentori ja mentee programmis ja ma just rääkisin üleeile oma mentiiga sellest, kuidas tema juba nagu oma karjääri alguses mõistab seda, et need sammud, mida sa tantsutunnis õpetad, on nagu pigem isegi teise või kolmanda järguline. Et see, mida ta sealt lisaks saab, need nii-öelda eluoskused on palju olulisemad. Mina noore tantsuõpetajana ei mõelnud niimoodi. Ehk siis, et me oleme hästi selgelt läbi mõelnud nagu nende pädevuste kaupa, mida ja kuidas me saame oma tunnis läbi tantsu noortele edasi anda. Ja ma arvan, et me oleme üritanud seal töögrupis nagu sõnastada ka hästi täpselt praktilisi näiteid, nagu praktilisi kuidagi selliseid väljundeid, mida sa saad oma tunnis teha, et arendada seda pädevust. Nii et ma arvan, et see on selline asi, mis nüüd Karolin tegeleb selle kujundamisega hetkel, et kui ta saab sellisesse nagu hoomatavasse formaati, et siis see on väga oluline tööriist, ma arvan, kõikidele tantsuõpetajatele, kuidas mõtestada oma tööd nagu natuke laiemalt, mitte seda, et mis kava ma õpetan või mis tehnikat ma õpetan, vaid mida ma läbi selle õpetan, mis on lapsele palju oluline teadmine
mis nagu tunnist kaasa võtta. Ja siit koostööteemalt ma kohe hüppaks ka Kristiini peale ja küsiks hoopiski, et kui nüüd tahaks kangesti rohkem loovteraapiate ühinguga koostööd teha, ja sina oled ju täitsa tantsuinimene, sa oled nagu oma inimene, nii et meil on hea meel, et me oleme su ilusti siia ära meelitanud, ega me sind enam minema ju ei lase, ja kuidas sul selline tunne, et tahaks veel tantsuõpetajaid äkki ära tinistada, et kuidas siis seda võiks teha ja kas sa ise näed kohe mingeid häid koostöövorme, mis sa ise kutsusid üles nagu koostööd tegema, tahad sa kohe põrgatada, et mis sa siis pakud või kuidas me võiksime siit koos edasi minna? Selline küsimus. Väga hea. Ma olen oodanud, et jõuda siia tagasi. Või noh, see on huvitav, et õpid tantsu ja siis jõuad nagu selle oma asjana, et mis see pulbitseb siis ja mida sa pead edasi kandma või jagama. Aga et tegelikult on ka loovteraapiate ühingul uus töögrupp, väga värske, Halto, kes siis tegelebki sellega, et üldharidusse viia siis teavet loovteraapiate kohta. Kuna meie valdkond, või loovteraapiate ja eriti tantsuliikumisteraapia valdkond on väga väike, kogukond on väga väike, mina olen alles 5. lend ja tegevaid terapeute võib näppude peal ühe käe peal lugeda üles, et siis et kõik see on väga värske lapse kingades, aga mis ma näen, et ongi sellised isikliku kontakti pealt, et mul on praegu see huvi, ma olen motiveeritud, saame kokku, teeme mõttetalgud ja ma olen valmis ja sina oled valmis ja me saame ühiselt kuidagi panna oma huvid, oma oskused kokku ja lihtsalt jagada oma teadmisi ja siis igaüks saab need pitkida oma enda töösse. Oli üks, ja siis teine variant, või tähendab, mitte, et see ei ole mingi teine variant, aga igal juhul, et mu magistritöö on ikkagist ka, ma tegin selle, et oleks päriselt praktiline asi, mida saab lugeda, mis ei ole mingi täiuslik, sest magistritöö kirjutamine, sa kirjutad selle ära, pärast loed ja siis näed, et nii palju oleks võinud paremini teha, aga et seal on tõesti see nagu tundide kava on olemas, see on hästi põhjalikult lahti kirjutatud, et ta olekski nagu kasutatav ja sealt saab noppida ja seal ei ole midagi nagu väga uut, aga võib-olla ongi, et see fookus on harjutustel teises kohas ja on rohkem arutelu mõtestamist, mida me teeme ja nii nagu teiegi ütlesite see, et ei ole ainult tantsusammude õppimine, vaid ongi see, et selle sammu taga on rütmitaju, seal on koostöö, seal on empaatia, seal on mingi kuulamine, enesemärkamine, mida ma üldse väljendan, et nii palju asju ja kuidagi, et seda jah, ma arvan, et teadlikkuse tõstmine, koostöö on praegu, et ma ei tea, tantsuteraapia valdkond on väike, et haarad käest kinni, saad kokku ja mõttetalgud ja tegudele. Täiesti nagu juhuslikult on meil 2 või 3 tantsuõpetajat, kes on nagu liikumas oma haridusteel sinna, nii et me oleme nagu oma mitte veel tegudes enda poolt, aga mõtetes nagu väga-väga liikumas sinna suunda, nii et ma kirjutasin su emaili aadressi üles. Ja siis on see veel, et ikkagi kõrghariduses oleks juba sees see, et sissejuhatav aine tantsuliikumisteraapiasse, et ongi, kuna keha talletab kõik, veel see raamatusoovitus, keha peab arvet, väga oluline raamat meil kõigil lugeda, mitte ainult tantsuõpetajatel, Bessel van Kolk, aga et lihtsalt, et kehas on kõik meie kogemused sees ja me ei tea kunagi, missugune liigutus kas parema või halvema kogemuse siis lahti liigutab, et meil oleks need tööriistad enda juhendatavaid toetada olemas. Ma nüüd kohe küsin, et meil on viimased 7 minutit jäänud. Kas kellelgi on mõni hea küsimus kirja pandud, mida nüüd tahaks kindlasti küsida? Nii, Kärt, ma kohe kõnin sinu juurde, ma palun sulle ikka õige mikrofoni küsida. Mari, jah? Ja, et veidi avada seda, kuidas need individuaalsed õpiteed võiksid hakata seal selles huvihariduse ja üldhariduse süsteemis kulgema. Võib-olla te rääkisite sellest, ma jäin natukene hiljaks, aga võib-olla veel avada seda teemat korraks. Aga ma toon võib-olla mõne näite, sellepärast, et teoreetiliselt saab hästi palju rääkida.
no õigemini ütleme siis niimoodi, et nagu praktiliselt õigusruumi tasandil, mis juhtub, on see, et tulevad, eks ole, selged alused õppekavasse, et üldhariduskool ei võtaks seda enam kui võimalust või vaid kui kohustust. Mis üksikutel juhtudel on kõige kiirem abivajadus? On väga palju näiteks tantsivaid poisse, kes ei käi koolis, sest nad on sellest ammu tüdinenud. Nad on 7, 8, 9 klass, seal tekib nagu meeletu koolist eemale jäämise lugu. Mida ma olen öelnud üldhariduskoolidele rääkides? Palun laske õppekavast nüüd lahti. Korraks pange lihtsalt see raamat kinni, laske sellest lahti. Sa saad selle inimese tagasi üldse üldhariduskooli mõtestatud tegevuseni siis, kui sa lähed mööda tema huvi. Tehke individuaalne õppekava ja sisustage tema päev teistmoodi, kas või 1 või 2, täpselt nii, kuidas asi edenema hakkab. Üldhariduskool tuleb varsti huvihariduse juurde nende üksikute juhtudega, kus on vaja üles ehitada teistsugune õppeprotsess. See tähendab seda, et näiteks sinna matemaatikani sa jõuad võib-olla 2. poolaastal, aga hakkame pihta nagu sellega, et tuleb ja küsib, kas on võimalik, et ta näiteks tuleb ja katsetab teie huvikoolis, oletame, et see on tants, aga see võib olla ka kunst, see võib olla ka hoopis robootikaring, kus ei olnud küll palju kliente, eks ole. Aga ehitame üles nii, et ta tuleb ja proovib näiteks nädala või 2 ja käib seal huviringis. Võib-olla tuleb kohaliku omavalitsusega teha koolil koostööd, et see oleks tasustatud, eks ole, et ta saaks nagu katsetada, mis on see valdkond, mille kaudu ta jõuab lõpuks leitud oma selle motivatsiooni, et hakata vaikselt tagasi liikuma. Oskuste õppe kontekstis, ka kutseharidus on üldhariduse keeles mitteformaalne õpe. Väga lihtne, tuleb leida need sissejuhatavad moodulid näiteks mingisuguses eriala valdkonnas ja siduda see individuaalne õppekava ära sellega, et sa näiteks kutsekoolis oled nädalast 1 päeva või 2 päeva ja lähedki nii pidi, et nagu katsetad neid erinevaid asju. Mis asi see võiks olla, kus sa eesmärgipäraselt toimetad? See eeldab, et on koolis keegi või kaasatakse noorsootöö valdkond, eks ole, noorsootöötaja, kes seda individuaalset õppekava hoiab. Need on ainukesed viisid ja võimalused, kus neid täiesti käega löönud noori saada tagasi. Mis on halb, et kui me räägime niimoodi, et sellest kõige kriitilisemat sihtrühma on kuskil nagu 1000 last, kellega on nagu päris väga keeruline, üldse neil on juba läheneda väga keeruline, nad on juba väga viletsas kohas, siis nemad saaksid nagu eritähelepanu, kui ma räägin personaalsetest õpiteedest ja need ülejäänud tegelikult vajavad täpselt seda sama. Nad vajavad tegelikult täpselt seda sama, et oma nagu igapäevast hobi ja huviala, mida sa süvendatud teed, et seda siduda ära oma igapäevase kooliõppeprotsessiga. Meil on sinna pikk tee minna digitaalselt, mis on korraks ka tähtis teie õppekavasid silmas pidades. Digitaalselt me arendame ka personaalsete õpiteede jaoks eeldusi järgneva kuni aastani 2029. Ja digitaalselt hakatakse looma sellist õppekava keskkonda, kus kõik need õpitulemused on võetud tükkideks ja lõpuks on ta seotud ühte infosüsteemi, oleks jube hea, kui ka huvihariduse õppekava need õpiväljundid oleks võimalik võtta tükkideks, et neid oleks hõlbus üle kanda juba ka digitaalse õpitee kokkupanemisel. Natukene segane jutt, aga esimene samm on see, et samamoodi nagu sa rääkisid üldpädevuste lahtivõtmisest, tükeldamisest ja kirjeldamisest huvihariduses, siis see oleks üks esimene kõige suurem samm, et saaks formaalharidusse seda huvihariduse õpiväljundeid siduda. Lihtsalt mingi konkreetne näide. See kõik tundub hästi põnev, hästi õige, hästi individuaalne, sihitud õpitee, aga niimoodi praktikuna reaalses elus mulle tundub see nagu tohutu mass tööd juurde õpetajatele, et kui me täna töötame juba klassis, on sul 24–32, võib-olla mõnes pool rohkem vähem, eks ju, et hästi palju erinevaid õpilasi, et nüüd hakati igaühega hästi individuaalset tööd tegema, mulle tundub, see õpetaja peab lahvatab, et kes seda tööd siis päriselt või siis tuleb tõesti ministeeriumi poolt nii hea sisend, juhis, juba keskkond, kus seda kõike nagu mingil määral klikkidega, eks ju, lahendada. Ja teine murekoht, millega ma täna kokku puutun, ma ei tea, see võib-olla ei ole murekoht, aga mulle kohati tundub, et meil on juba rakendatud näiteks mõni, kes on hästi tugev sportlane või muusikaharidust võtab kõrvalt hästi palju, et siis temal on näiteks vabastus muusikatunnist või liikumistunnist.
mis omakorda viib selleni, et see väga andekas õpilane võetakse sellest grupist välja, kus ta tegelikult võiks töötada justkui inspireerijana, tuues enda oskusi, enda võimekust teistele õpilastele eeskujuks ja tegelikult olla õpetajale nii-öelda see tugispets seal kõrval mingis valdkonnas. Et kuidas see suhe sellega võiks olla? Nii, tagantpoolt otsast hakates minema ettepoole otsa, see on loomulikult ainult lapsevanema lapse enda soovil, et ta millestki vabastataks. Et kui me arvestame seda midagi ära, siis see loomulikult saab olla üksnes selle lapse või lapsevanema soovil ja ka see uuring, Euroopa Komisjoni uuring, 2-aastane projekt näitas täpselt seda sama, et kui ma olen milleski hea, ma ei taha ju sellest tunnist ometi puududa. Mida me siin oleme nuputanud, on see, et kuna me liigume elukestva õppe puhul oma oskuste tunnustamise poole, igasuguste pisikeste oskuste tunnustamise poole, siis tunnistus, mida sa saad kas põhikooli või gümnaasiumi lõpus, seal võiks olla lisaks kõik need asjad, mida sa teed. Ehk siis sa saad tunnustatud ka sellest ühtviisi, mida sa teed väljaspool kooli. Niimoodi, et nende puhul toimib võib-olla see, et nad soovivadki, nad saavad lisaks midagi. Me teeme kõik töö juures ka erinevalt. Mõni jõuab nagu nii palju, teine natukene vähem ja see on okei, aga me kunagi ei tunnusta neid lapsi sellisel viisil. Praegu saavad kõik kohustuslikud õppeaine hinded endale tunnistusele. Nüüd see, kuidas me jõuame selleni, et kõikide laste õpitee on individualiseeritud, me tegelikult olime seal juba ära COVID-i ajal muuseas, by the way, et see juhtus nagu üleöö ja me tegelikult olime kõik absoluutselt täiesti erinevate individuaalsete õppekavadega. Kes tegi nii natuke, kes tegi nii natuke, kes sai 3 korda targemaks, kui ta oleks koolis olnud ja kes jäi 3 korda teistsugusesse kohta oma õpipädevuste osas. Nii et päris elus me olemegi väga erinevates kohtades. Aga üldiselt on see ambitsioon aastaks 2035 ja siin on täpselt 10 aastat minna, kus me ütleme, et me oleme suutnud luua selle keskkonna, kus need õpitulemused on mitteformaali ja formaali vahel nagu kokku viidavad ja meil on olemas ka selleks tehnoloogiline keskkond. See esimene samm, mida ma siin kogu aeg katsun teha, ongi see, et meil on õpiväljundid peavad olema nii üldhariduses, kus meil pole üldpädevusi selgelt, pole seal õpiväljundid kirjeldatud ja ka huvihariduses. Me peame mõlemal pool jõudma selleni, et nad on kirjeldatud ja me saaksime neid tagasisidestada, et nagu mida sa tagasisidestad. See on see hästi oluline koht ja ma ütlen, et nagu võidavad kõige nõrgemad. Sest kui kõik peavad õppima ja täna on selge, et suur osa õpib edasi, siis seda väga individualiseeritud ja mõnusat touchi, millest ma just enne rääkisin, saavad praegu tõenäoliselt kõige nõrgemad, sest nii kohalik omavalitsus, kool, koolijuht, õppejuht, nad kõik, see on kõigi nende mure, et see laps püsiks eesmärgipärases õppes. Et me hakkame need individualiseeritud õpiteid tegema nendele, kes vajavad päriselt väga palju tuge. Hakkame siit pihta. Neid ei saa teistmoodi tagasi, neid ei saa lihtsalt hoiustada ja purki panna, nagu oli koolijuhtide kõige esimene mõte. Et see tähendab lihtsalt, et nad on kodus ja me lihtsalt hoiame neid ehises ja nad lihtsalt saavad registris nagu vabalt olla. Et kogu selle õppimiskohustuse kõige suurem tuul ongi see, et me räägime, et huvihariduse kaudu tuleb need võimalused leida, et need noored tagasi saada. Ka tööturg, ka kutseõpe, ka igasugune informaalne õpe, aga see peab olema juhendatud ja me peame saama need kõige nõrgemad kätte. Sellepärast, et tõenäoliselt on nii, et kuigi me oleme väga head oma PISA tulemustes, me oleme suisa suurepärased, siis on üks teine pool, millele me pöörame vähem tähelepanu, et see PISA tulemused tegelikult räägivad ka seda, et me oleme suhteliselt kaugenenud oma lastest kodus, me ei söö nendega koos õhtust, meil ei tee enam peredena koos just palju asju, sest meil pole aega, sest me oleme jube hõivatud, meil on hästi kiire, me oleme depressioonis ja stressis, me oleme läbi põlenud täiskasvanutena ja see peegeldab, et meil sellised, seesama laste heaolu peegeldub meie enda heaolus. Kui me räägime, et meil on 70% töötukassa uuring läbi põlenud inimesi tööturul, kes nendeni jõuavad ja registreerivad ka, eks ole, et nendeni jõudvast klientuurist täiskasvanud inimestest on selline hulk läbi põlemist, siis see peegeldub ka koolielus. Et ütleme niimoodi, et see vaimse tervise olukord on päris hull, ta on nii täiskasvanute kui laste osas hull ja siis teine on seesama, et kvaliteet, õppekvaliteet ja õpetamise kvaliteet ja õppimise, koos õppimise kvaliteet, õpivad ju nii õpetajad kui õpilased kooli kontekstis. Sellega on meil palju tööd teha.
ehk siis me oma üldharidussüsteemiga oleme teinud palju, et need lapsed kõrvale, vasakule, paremale ära kukuks. Nii, ma väga tänan selle vestlusringi eest ja kui kellelgi on veel põletavaid küsimusi, soovitan läheneda personaalselt, sest me lihtsalt oleme jõudnud ajaliselt sinna raamidesse, me peame kangesti edasi minema, nii et julgelt lähenege personaalselt ja ma soovin kõik koos täname, palun siis Teelet, Jana ja Kristiini ja Mari, aitäh!